Fotoponti ajaveeb on Fotokina 2014 messil Manfrotto väljapaneku juures ja siin on täiesti uus pea, statiivi pea, mille nimeks on pikk ja keeruline MHX Pro 3, 2V ja G. Mida see tähendab? Eks tegemist on ikkagi Pro-klassi peaga ja kolmesuunalise peaga, aga tal on üks hästi eriline omadus võrreldes teiste kolmesuunaliste peadega ja seda me näitame kohe lähemalt. Eriliseks teeb selle pea, alustame sellest, et kontrollvõimalused. Kui me siit keerame, siis ta muudab suunda ainult hästi vähekene, ehk siis seda on väga täpselt võimalik kadreerimisel kasutada. Kui meil on vaja ka palju liigutada, siis on kõige lihtsam vajutame ja liigutame täpselt nii palju, kui meil tarvis on. Ja siit saame juba täpsemalt edasi reguleerida. Ja nõnda töötavad tegelikult kõik kolm suunda. Võib ju muidugi öelda, et tegelikult sellise ideega pea on olemas. Junior ja Junior 410. Aga mis on eriline selle pea juures on, tegemist on teiste materjalidega, ehk siis polümeermaterjal, mis tähendab seda, et ta on 2 korda kergem. Ehk siis kui ütleme, see Junior 410 näiteks kaalub kusagil seal umbes 1,5 kilo, siis see kaalub 750 grammi, mis teeb oluliselt väiksemaks. Ta on kompaktsem. Lisandusena samane kontrollimise mehhanism, ehk siis kuidas me saame seda palju korraga nihutada. Ka see on uus süsteem võrreldes eelmisega. Ja kolmas on tegelikult veel uudis selle pea juures, ehk siis statiivi kiirkinnitusplaat, klassikaline plaat, nii-öelda see PL200 või 200 PL, aga tegemist on jällegi polümeeriga, mitte metalliga. Ta sobitub kõikidele teistele peadele, mis kasutavad metallist ja metallist sobib ka siia peale, aga see konkreetne ja mitmed uued hakkavadki tulema siis sellisest polümeerist, mis tähendab seda, et nad on kergemad ja uus süsteem ka kinnitamiseks. Ning selle pea puhul rõhutati meile ka, et see kumm pidavat palju parem olema kui eelmisel, et vähendada kaamera libisemist ja liikumist statiivi plaadi peal. Jäi veel mainimata, et tema kandevõime on kuni 4 kilogrammi, mis on üldjuhul siiski enam kui piisav. Mõeldud on ennekõike siis sisearhitektuuri, välisarhitektuuri ja ka maastikupildistajatele ja kaalub vähe, kannab palju ja selline ta on uus Manfrotto pea.